Tervist, on Illar Kohvinavalt. Ja kuna 7. detsembril kohtusid Jüri Ratas ja Kadri Simson Pärnu Sportautori 2 kaubamaja esimesel korrusel rahvaga ja kuna mina olin ka sel päeval seoses toidukogumiskampaaniaga Pärnus, siis käisin ka nendega kohtumas, sest mina ei ole siiamaani mitte ühegi peaministriga ega ka Kadri Simsoniga ei ole silmast silma kohtunud ega rääkinud. Aga nii, et nüüd oli siuke võimalus. Ja kõigepealt tuli kohale Kadri Simson, kes samamoodi kohe hakkasime seal rääkima sõnaga ja tema tunnustas või kiitis mind selle eest, et ma selle toidu hävitamise vastase värgiga tegelen sõnaga, et soovis mulle jõudu selles. Ja mis kõige naljakam oli see, et mina kujutasin ette, et kui peaminister Jüri Ratas tuleb, et tal on kindlasti suure turvameeskond ka ligi, kes seda saadab seal kõike. Aga just 10:30 paiku saabus Jüri Ratas sinna täitsa rahva seast välja, kõigile kenasti käsi pihku, kõikide kättpidi tervitas sõnaga, nii kui tõeline rahvamees sõnaga, et kui ma samas meenutan seda, et eelmine aasta, ma ei tea millalgi suve poole, millal see president Kersti Kaljulaid käis Toris mingi üritusega seoses ja kus temal oli kohe turvameeskond, saatjad autod olid ees vilkuritega puha ja tuli sinna ja siis olid nii, et ta kogu aeg seisid seal kõrval, nii et mitte keegi ei võinud seal paari meetri, ei lastud Kersti Kaljulaidi ligigi kedagi, ühesõnaga, et vähemalt pildi tegemisest rääkimata, et turvamehed seis teise taga, aga et peaminister Jüri Ratas, et tema tuli kohe rahva sekka ja kohe kõiki kätti tervitama ja pilti tegema ja nii, et see on ikka, ma ei tea, et mis tsirkus selle presidendi värgiga on, et kui presidendid peavad olema need turvameeskonnad ja kõik ees ja taga, et president ei või kellegagi kätelda ega pilti ega mitte midagi, et ma ei tea, mis asi see on siis. Aga tähendab, mõlemad nad on ju riigipead ju põhiliselt, et kuidas peaminister siis teistmoodi on, et tema saab olla siis nii, nagu tema tahab, aga et siis president, et tema peab olema turvamehed ees ja taga, et ma ei tea, kui president läheb kemmergusse kakale sõnaga, et siis on ka turvamehed seal, et käivad tagumikku pühkimas või see on ikka veider värk, ütleme nii. Ja siis Keskerakonna selle valimisürituse sõnaga, et selle kohtumine oli umbes pool tundi, et tutvustati Kadri Simsoni Pärnu meeskonda, seal erinevaid neid liikmed, kes ta meeskonnas on. Aga mina ei ole küll parteilane ega ei kavatse selleks kakata sõnaga, et mina olen oma joont, et mina ei salli, et mina pean kellegist sõltuma või midagi. Minul on omad plaanid ja mina teen nii, nagu mina tahan. Aga vaatamata sellele, et mina ikkagi olen Keskerakonna valija, sellepärast, et ükski teine erakond ei ole rahvale midagi sellist pakkunud, mida Keskerakonna, ütleme kas või see tasuta ühistransport või Pärnust küll tasuta pole, et see on mingil määral soodsam ja minulgi on see 10-eurone kuupilet olemas, et sellega sõita nii selles maakonnaliini bussis kui ka linnaliini bussis ja Pärnu maakonna piires sõnaga, et ma leian, et see on niisugune hea asi, ütleme nii. Ja ega et ainult Keskerakond on seda rahval pakkunud, et mitte ükski teine, kõik teised ajavad oma muud mulja ja mulli sealt taga, et midagi asjalikku sealt ei tule. Aga omalt poolt ma tervitan siis nii Kadri Simsoni kui ka Jüri Ratas. Jüri Ratas ei ole mulle intervjuusid andnud ja sõnaga vaatab sõnumid ära, aga mulle ta midagi vastanud ei ole. Aga Kadri Simson selle eest on intervjuusid kenasti andnud ja lubas ka edaspidi anda, nii et Kadri Simsonile kuuluvad minu hääled alati sõnaga, et valimistel hääletan ka Kadri Simsoni poolt ja soovitan seda ka teistel teha. Nii ütleb mina, Illar Kohvinavalt.